keha sõnumid. Tegelikult on meie keha vägagi intuitiivne ja teadlik ja samamoodi kui siin oli jutt sellest nagu intuitsioonist, sisemisest tundest, siis tegelikult mida rohkem me õpime kuulama oma keha, seda rohkem saame me tegelikult ka oma kehalt igal ajahetkel erinevaid sõnumeid. Kui sa nüüd natukene mõtled, siis tegelikult su keha annab sulle märku sellest, kui ta tunneb, et ta on väsinud, ehk siis ta tahab minna magama, sul on uni, ta annab sulle märku, kui ta on jõuetu, nõrk ja sa vajad puhkust, et kui sa oled ennast võib-olla nagu üle koormanud, sul on olnud mingi pingelisem, kiirem periood ja sa lihtsalt tunnedki, kuidas võib-olla su keha on pingis ja vajadki sellist nagu lõõgastust ja puhkust. Sa tunned teinekord võib-olla ära, et kui sa ei ole pikalt näiteks ennast liigutanud või trenni teinud, siis jällegi su keha ju tegelikult annab sulle märku, et kuule, et on aeg, et lähme teeme väikese tiiru, et mis iganes liikumine see siis kellegi jaoks on. Ja samamoodi on tegelikult ju olemas ka intuitiivne toitumine, et sa tunnetuslikult tunned ära, et mida su keha praegu vajab. Et on need puuviljad, on need juurviljad, soovid sa mingit rämpstoitu süüa, et on kehal nagu mingite selliste rasvade puudus. Et on need mingid kerged salatid, smuutid, tunned sa, et sa tahad liha, et praegu ma näiteks liha võib-olla üldse ei taha. Ja kui sa ka näiteks poes käid, et proovigi jälgida nagu seda, et mis su keha ütleb, et mida ta süüa tahab, et mis su tunne nagu su sees ütleb, et jällegi see ongi see, et usalda oma tunnet. Et käibki jälle läbi siit see, et me saaksime iseendaga kontakti nagu tervikuna iseendaga, oma kehaga, oma intuitsiooniga, oma südamega, nagu ongi, et keha, hing, vaim, et kõik on nagu balansis, tasakaalus. Ja ongi, et oled sa hommiku inimene, oled sa õhtu inimene, et millal on sinu jaoks nagu parim aeg treeninguks, puhkamiseks, lõõgastumiseks, et millal sa oled nagu produktiivsem. Ja kas või see sama, et kunagi meile kindlasti õpetati umbes, et ajad olid ka teised, et taldrik tuleb süüa tühjaks, et olgu sul kõht täis juba või mitte, et mis siis, et juba enam tunned, et tegelikult ei lähe ja hakkab juba nagu vastu ja kõht on ammu täis, aga taldrik tuleb süüa tühjaks. Tegelikult on see, et ongi, et me ei tekitaks nagu seda raskust endasse, et kui sa tunned, et sa tõesti ei jõua, siis nagu ära suru seda endale enam nagu sisse niimoodi, et sul on juba halb. Või ütleme, teatud nagu toite süües, siis ongi see, et tunneta nagu kehas, et tekkis sul kergus, raskus, et seda on nagu väga hea jälgida, et näiteks toidupäevikut pidades, et millised nagu toidud, toitained või et tekitavad sul nagu kergust, raskust, et kuidas sa ennast nagu peale sööki tunned. Et kui sa oled nagu äsja söönud ja tunned võib-olla nagu sellist loidust nagu, et nagu jõud on ranged, sa oled siuke nagu unine, et kas siis oli järelikult nagu kõige õigem toiduvalik võib-olla, et nagu kõiki selliseid asju ja nüansse saad sa igapäevaselt enda keha juures jälgida. Ja ongi, et tihtipeale, mis ma ka enda puhul nagu tähele panen, et kui ma ei võta teadlikult aega puhkamiseks, aga ma nagu tunnen, et ma tegelikult vaimselt vajan seda või et ongi mu keha on nagu väsinud ja kui ma seda aega ei võta, siis lihtsalt ühel hetkel on see, et ma jäängi haigeks, et mu keha nagu vajab seda puhkust ja siis lihtsalt tekitab sellise nagu reaktsiooni, et ma olen sunnitud selle aja maha võtma ja igal juhul on ju parem tegelikult ise seda ennetada, et näiteks ongi, et võtad päeva 2 rahulikumalt või sätid mingid asjad ümber, kui siis see, et pärast oled võib-olla nädal 2 haige. Ja toitumisega samamoodi, et ja trenniga, et ongi see, et kõigist asjadest võib jääda nii-öelda nagu sõltuvusse või minna, ütleme, millegagi liiale, et ongi ka nagu see, et kui sul ongi võib-olla just hetkel näiteks mingi treeningkava ja toitumiskava, et ära unusta võib-olla nagu neid puhkepäevasid sinna vahele teha, et sa ei läheks nagu millegagi äärmusesse.
et ükski äärmus ei ole nagu kunagi liiga hea, et ongi see, et kuula oma keha. Et ja teinekord on nagu see, et me ei viitsi võib-olla minna või noh, et täna nagu ja ilm on paha ja ei ole nagu see tunne, aga samas kui näed, võib-olla teed selle trenni ära, siis tegelikult pärast on nagu nii hea olla, siis nii hea, et ma tulin. aga kui sul nagu tõesti on ikkagi nagu selline suurem vastumeelsus ja sa tunned, et sul on võib-olla lihas nagu valusad ja nagu täna ei ole kuidagi üldse see päev, siis pigem tee see omale puhkepäevaks ja sa oled järgmine päev nagu palju produktiivsem ja energilisem, et lihtsalt ongi, et pigem proovida rohkem kuulata iseennast ja nagu saada aru, et mida sul praegu nagu vaja oleks ja mis sulle nagu panustaks. ja siin alati aitabki, ongi ka võib-olla selline päeviku pidamine, on see siis trennipäevik, toitumispäevik või lihtsalt nagu, et kuidas sa oma keha jälgid. nii et kõik mõtted, taipamised, märkamised on oodatud.